panen siis, Tarmo juba kenasti jõudis. Ja oleme planeerinud teile sellise jooksva projekti sees täna teiega koos asuda teekonnale ringmajanduse võimekuse tõstmine kohalikes omavalitsustes projekti raames kõikidele Eesti kohalikele omavalitsustele leida võimalus ja teha koos siis teile kõigile teekaardid. Ja täna ja homme toimuvad 2 seminari teineteise järel 1,5 tundi ja natukene selle järel jätame ka ruumi, et kes tahab, tunneb, saab ja jõuab, saab siis ka veidikene veel järel vestelda. Ja käime läbi nende 2 hommiku jooksul põhilised teemad, millest see projekt on, miks ka me seda teeme, mis see sisu on ja kummalgi päeval natukene teekaartidest, vales järjekorras on, kui ütlete, et on teisel, täna räägime siis teekaartidest, tegevustest, teekaartide valdkonnast keskkonnateemadel ja homme siis ressursside, ärimudelite ja koostöövõimaluste valdkonnas. Ja oleme täna siin 2 meeskonnaga, TalTechi, Tallinna Tehnikaülikooli meeskonnaga, kes on siis pärit erinevatest instituutidest ja uurimisrühmadest, et seda tööd läbi viia, ja Keskkonnaagentuurist, kes on tellija poolel, kelle rahastamisel ja koordineerimisel see projekt siis ka valminuks saab. Ja annangi kohe siit sõna üle Krislinile ja seejärel Kristjanile meie tiimist, kes räägivad lähemalt, mis projektiraamiga tegu on ja kuhu siis edasi. Nii. Ma jagan siit slaide edasi, siis saad lihtsalt öelda, et järgmine slaid, palun. Nii, ma võin just rääkima hakata. Tere ka siis minu poolt kõigile. Mina olen Krislin Kukumägi Keskkonnaagentuurist ja tutvustan teile siis meie projekti. Aitäh. Nii igatahes projekti siis ringmajanduse võimekuse tõstmine. Ja projekti eesmärgiks on siis liikuda Eesti ringmajanduse raamistiku väljatöötamise suunas, mis siis näeb ette suurendada avalikkuse teadlikkust, seeläbi siduda ringmajandust inimeste igapäevaellu ja aidata kaasa siis nende tarbimiskäitumise muutustele. Projekt sai alguse 2021. aasta suvel ja siis peaks eeldatavalt selle aasta lõpus läbi saama. Projekti eelarveks on natuke üle 1 miljoni euro ja seda rahastab siis Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2014–2021 programm kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine. Ja meie koostööpartneriks on siis uurimisorganisatsioon SINTEF, kelle peakontor asub Norras. Ja lisaks siis projekti operaatoriks on meile Keskkonnaministeerium, rakendusüksuseks Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti siis viime ellu meie. Võib edasi liikuda. Ja projekti raames siis on viidud ja veel viiakse läbi erinevaid tegevusi. Üks olulisemaid neist on siis KOV-ide ringmajanduse suutlikkuse kaardistamine ja ettepanekute tegemine omavalitsustele. Kuid lisaks sellele toimub ka siis erinevaid teisi tegevusi ringmajanduse projekti raames siis. Näiteks koolitame me ametnikke ja teostame erinevaid ringmajanduslikke uuringuid. Siis
Me viime läbi keskkonnahoidlikke riigihankeid või tähendab siis edendame neid ja viime ka läbi siis õpetajatele mõeldud ringmajanduse koolitusprogramme ja infopäevi ja lisaks siis korraldame koolinoortele võistluse. Siis veel viime läbi avaliku sektori töötajate õppereise nii Eestis kui ka projekti partnerriiki Norrasse ehk siis meie ametnike teadmisi ja kogemusi siis veelgi rohkem suurendada. Ja siis viime ka läbi teadlikkuse tõstmist erinevates infokanalites, et nüüd siin see kuu on näiteks rohkem näha meid nii televiisorite ekraanidel, olen ka kuulnud, et ka raadiotes ja ehk siis selline meediakampaania kogub meil siin hoogu. Nii, võib edasi siis liikuda. Aga nagu ma siis juba ütlesin, et üks projekti olulisemaid alltegevusi on siis KOV-ides ringmajanduse edendamine ja seetõttu siis oleme ka me teid siia kutsunud, et nimelt on siis kohalikel omavalitsustel võtmeroll ringmajanduse edendamisel. Miks? Et meie näeme, et KOV-id pakuvad teenuseid, mis siis mõjutavad inimese ja kogukonna heaolu ja lisaks ka siis muidugi elukeskkonna seisundit. Aga selleks siis tuleks saavutada KOV-ide, riigi ja ettevõtete vaheline koostöö, mis siis hetkel on pigem vajaka. Või on selline nii ja naa, et natuke vajaks mudimist. Ja selline koostöö siis annaks eelise saavutada ringmajanduslikud eesmärgid, või võtmaks siis arvesse kõikide osapoolte muresid ja soove. Ja lisaks sellele soovime ka siis projektiga KOV-ide teekonda siis ringmajanduse edendamisel lihtsamaks muuta. Nii, jah, aitäh. Ja selleks me oleme siis võtnud appi TalTechi, kes siis on töö läbiviijaks ja selline projekti alltegevus on siis ringmajanduse võimekuse tõstmine kohalikes omavalitsustes. Töö siis viiakse läbi perioodil aprill kuni august sellel aastal ja täpsemalt siis, kes seda TalTechis läbi viivad, on siis TalTechi majandusteaduskond, majandusteaduskonnast siis jätkusuutlike väärtusahelate uurimisrühm, inseneriteaduskonnast vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm ja siis TalTechi rektoraadi koordineerimisel tegutsev ringmajanduse tuumiklabor. Nii, kuidas siis meie näeme, et need eesmärgid saavutatakse? Põhitegevusena näeme me siis ette KOV-ides ringmajanduse hetkeolukorra hindamise ja kaardistamise ja siis selle käigus me näeme ka, millised on need kitsaskohad KOV-ides. Ja seeläbi siis pakuks me välja olukorrale sobivaid lahendusi. Kindlasti märgiks ka ära selle, et me proovime kõiki KOV-e siis eraldiseisvalt vaadata, et kindlasti me ei soovi seda, et me paneme kokku täiesti sellised erinevad KOV-id. Ja nagu ma juba vist ka mainisin, siis lõpptulem näeb ette KOV-idele teekaarte soovitustega. Jah, nii. Ja siis mida teekaardid jällegi eelduste kohaselt sisaldavad? Näiteks kuidas on siis võimalik ringmajanduslikke ärimudeleid rakendada. Kindlasti siis vaatleme ka neid valdkondi siin jäätmemajanduse poole pealt, et
Siis edasi veel, kuidas siis kohalikke ressursse on võimalik kestlikult kasutada. Samuti, kuidas saab siis riigihanked keskkonnahoidlikuks muuta, milline võiks olla siis kohalike ringmajanduse teavitustegevus ja kuidas on siis võimalik rakendada keskkonnajuhtimissüsteeme. Ja millised on siis võimalused KOV-idel koostöövõimalusteks erinevate sektorite ja rahvusvaheliste partnerite vahel? Nii, nüüd võib edasi liikuda, aitäh! Ja see olekski hetkel minu poolt siis kõik, et juhul, kui teil on soovi veel meie projekti kohta rohkem lugeda, siis võib seda meie projekti kodulehel keskkonnaportaalis siis teha. Ja projektist siis täpsemalt edasi räägib siis TalTechi meeskond. Aitäh! Aitäh, Krislin! Ja siis siit tõesti, see on suurema projekti osa ja kindlasti olete paljude nende teistegi tegevustega juba kokku puutunud ja paljud teised projektid jooksevad erinevates ministeeriumites ja need kindlasti haakuvad teiega. Aga meie konkreetne töö, milles Kristjan ja mina oleme koordinaatoriteks nendest 2 uurimisrühmast ja Allen Niidu ka ringmajanduse tuumiklaborist kolmekesi hoiame seda hooba ja koostöös meeskonnaga viime ellu tegevused, tõesti nagu öeldud juba märtsist, aprillist kuni siis augustini, hetkeolukorra kaardistuse, sisendinfo kogumise, erinevate seisukohtade ja praktikate analüüsiga, mida ka me nüüd täna peale seda avakohtumist ja homset käivitamegi töö, viime läbi fookusgruppi intervjuud ja analüüsid erinevates Eesti piirkondades siis kõikide teiega, igaüks saab maakondlikult, loodetavasti see pakutav või leitav aeg sobib, ka sellist töögruppi läbida, töötuba. Külastame objekte ja loome siis juba juuniks need tegevused või juunis saab see esimesed tegevused juba suuresti siis kokku, siis juuni, juuli ja august koostöös teiega, koostöös iga KOV-iga lähevad koostamisele siis tegevuskavad ja augustis on ette näha ka tulemuste tutvustamist tehniliselt. Teeme ise ka aruandlust, koordineerimist ja selle töö tulemus ka, et mida uuriti, miks mida tehti, mis materjale veel kasutati, et see muutub ka nagu avalikuks. Kristjanile annan nüüd üle. Tere minu poolt. Olen Kristjan Piirimäe ja mina olen siis see ekspert, kes ma soovin osaleda tõesti kõikides nendes töötubades, mida me Eesti igal pool korraldame. Kui me vaatame seda tegevuste nimekirja, siis tegevus 6 on see, millest siin kõik räägivad. Ja siis teekaardid kõikidele Eesti omavalitsustele ja ambitsioon on meil väga suur. Omavalitsus on 79 ja me teeme tõesti kõikidele individuaalsed teekaardid. Aga samal ajal meie projekti tähtaeg on augustis ja järelikult me tahame enne jaanipäeva juba peamise info kätte saada. Ja siis jah, tõesti see meie nagu peamine, võib-olla niisugune nagu tsentraalne nagu formaat on siis maakondlik töötuba. Siis me tahame korraldada 15 töötuba 15 Eesti maakonnas. Ja siis igasse maakonda me loodame siis saada laua taha kõikide kohalike omavalitsuste esindajad. Et kõige olulisem on siis see keskkonnaspetsialist, aga
aga seal nii nagu omavalitsus seda näeb, seal võib vaja olla arendusspetsialist, majandusspetsialist, sest tegemist ei ole tõesti pelgalt mingi jäätmekäitluse küsimusega, vaid ka ringmajanduse edendamisega. Ja ma märgin, et me oleme osade maakondadega juba saanud nagu paika kuupäeva, millal toimuvad siis need kohtumised. Näiteks Tartu maakonnas ongi niisugune nagu formaat, seal on omavalitsusliit, koordineerib omavalitsuste niisugune pidevaid nõupidamisi ja keskkonnaspetsialistid tegelikult saavad niigi kokku. 13. juuni saadakse niigi kokku ja siis me muudame seda selliseks, et teeme selle nende kokku just nimelt jäätmemajanduse teemal ja siis me teeme selle pikema kokkusaamise ja teeme nagu laiemaks niimoodi, et siis me saame need teekaartide teemalise kokkusaamisega korraldada. Ja samamoodi on meil juba kokku lepitud Jõgevamaal, on toimumas maakondlik seminar. Ja on ka Raplamaal kokku lepitud. Nii et asjad meil selles suhtes on hakanud liikuma, nii et võib-olla ma tahaksin siis seda märkida, et kõikide maakondade poole pöördutakse. Me kasutame sageli niisugusi maakondlikke toetusorganisatsioone nagu omavalitsusliidud või siis arendusettevõtluskeskused. Ja see, kes meie tiimis koordineerib neid maakondlikke kokkusaamisi, on Maria Klõõga. Kas sa, Maria, tahaksid ennast näidata korraks, et kes see meil on, kes siis kõigi poole pöördub? Ja siin lisan, et täna just tuli ettepanek Harjumaal ja see on siis keskkonnaspetsialisti samamoodi regulaarse kohtumise raames, et kui on neid selliseid infokilde veel teie hulgast, teilgi on selline teadmine, et mõnda sellist kohtumist võiks juba ka kasutada, siis me kindlasti oleme sellele avatud. Me tuleme selle juurde ka tagasi. Nii et. Ja, nii et Harjumaaga väga võimalik, et juba ongi kokku lepitud ka. Nii, aga siis võib panna äkki, ma mõtlen, kas tegelikult paneme korraks tagasi, et ühesõnaga see tegevused 4 ja 5 on siis nii-öelda tuur nendes maakondades. Aga enne me saadame välja küsimustiku, mida siis nagu täitmiseks kõikidel kohalikel omavalitsustele, et see küsimustik saadetakse välja, ma arvan, kas lähipäevil või ma arvan hiljemalt järgmisel nädalal. Ja tõesti palume neid siis täita või siis vähemasti mõelda nende peale, kusjuures umbes pooled nendest küsimustest on tegelikult hoopiski minu omavalitsuse küsimused. Nii et kui minu omavalitsuse lehel on need niigi pädevalt ajakohaselt vastatud, siis ei ole vaja neid täita, et me näitame eraldi küsimustikul välja, millised on minu omavalitsuse tulevad küsimused ja tegelikult me isegi täidame ära need teekaardid minu omavalitsuse põhjal nagu poole ulatuses. Nii et kokku on, ütleme, orienteeruvalt 30 küsimust, suurusjärgus 15 neist tuleb minu omavalitsuse eest, ehk siis on niigi täidetud ja teised 15 on siis midagi, mida me tahame, et omavalitsused mõtleksid ja mida siis meie ka siis koos mõtleme. Ja kõige suurem nagu tähelepanu on siis tegelikult niisugustele nagu maakondlikele ühistegevustele. Aga paneme järgmise slaidi. Et need 9 valdkonda on 10, 9+1. No üks Arnest 8, keskkonnajuhtide süsteemide keskkonnajalajälje hindamine. Arnest 8, aga et nendest on siin juba räägitud, aga ma räägin üle, et tõesti
sellel meie ettevõtlusel on just nagu kaks poolt. Üks on see jäätmemajanduse pool, kus KOV-idel on järjest rangemad kohustused ja seal me siis kaardistame need lüngad ja laias laastus on vaja omavalitsusel täita mingeid lünki, et saada jäätmed normaalselt käideldud. Ja teine pool, mis on ma arvan, meie fookus ikkagi on ringmajanduse edendamine, ehk siis tegelikult on vaja kuidagi aidata kaasa sellele, et nagu tööstus, toodete tootmine nagu toimuks rohkem siis ringmajanduspõhiselt. Et see on selline sektor, kus võib-olla KOV-idel ei ole tänasel päeval väga selgeid kohustusi ja nõudmisi. Mingisuguseid trahve ei ole karta. Aga kus KOV-idel on kahtlemata huvi, et see elu seal tema territooriumil edeneks. Et see on nagu põhiline suund. Ja ma arvan, et võib-olla põhiline fookus on KOV-ide maakondlikul ühistegevusel, sellepärast, et kuigi KOV on ühendatud, enamikud KOV-id siiski on nagu ikkagi meil võrdlemisi väiksed ja ei ole neid ressursse üle, et nagu maakondlikus koostöös on hea mõte väga paljusid ringmajanduslikke ettevõtmisi teha. Ja sellepärast meil ka need maakondlikud seminarid on, et tehkem koos. Vot see siis võib järgmise slaidi panna või kuidas me siin edasi liigume. Ja, et sellest, missuguselt on siis meil, kuidas me seda näeme, me olemegi nüüd üles ehitanud tänase päeva keskkonna ja jäätmeteema sissevaatel, et milliselt me seda mõtestame, millistest teemadest me soovime läbi käia ja millistest teemadest kindlasti leida seisukohti, plaane, kas või tulevasi kaardistusvajadusi, mida kohalikud omavalitsused, mida teie tahate ja saate enda teekaarti nagu sisusse paigutada, sest et teekaart on ka ju kaardistamaks näiteks järgmisi tegevusi, paigutamaks teemade kohahoidjaid või prioriteete. Ja nendes osas siis me kindlasti koos ka vaatame, et millised on need, mida paljud endale prioriteediks soovivad võtta, kus on võib-olla kitsaskohad sarnased, võib-olla ka teistes maakondadest osata märgata. Ja teine pool on siis seesama ettevõtete ja materjalide ja ressursside pool, mitte siis ainult loodusressursid, vaid ka kõik muud tootmiseks kuluvad ressursid ja piirkonnas ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna ringmajanduslik areng ja seda siis mitte ainult ettevõtete ja kogu ühiskonna ja kogu kogukonna jäätmekorralduse mõttes, vaid ka hästi paljuski just selles, et ringmajandus on ka tootedisain, on ka alternatiivsed materjalid, on ka koostellimused, on ka efektiivsem tootmine, on ka paremad tarneahelad. Et see kõik on siis ka, mis siis ka sellesse ringmajanduse pilti nagu sobitub, et mida me ka siit just nimelt TalTechi vaatest ja oma kogemusest, mitte ainult keskkonnateemade, vaid siis ka ettevõtete, uuringute ja ärimudelite analüüsiga otsimaks võimalusi. Soovime siia siis ka teile lähedale tuua ja pakkuda neile, kes seda prioriteediks näevad, ka võimalust teekaartidesse paigutada siis näiteks ettevõtete toetamise, mitte siis rahalise, vaid võib-olla siis nagu info või muude tegevuste kaudu. Et ka siis see ettevõtluskeskkond võiks ringsam olla ja neid võimalusi võiks saada paremini kasutada. Et selline duaalne pool. Ja seetõttu me valisime, et me jagame selle seminari nii, et täna me räägime rohkem läbi meie fookused keskkonnateemadel ja homme täpselt selles samas kohas esimest otsa me kordame ja teises pooles räägime siis läbi ja lähemalt siis, mida me mõtestame selle ärimudelite ja selle
teise poole osas. Ja siit äkki siis räägimegi neist teemadest ja lõpul tuleme tagasi veel selle juurde, millised on need täpsed tegevused, mida igaüks tegema peab. Need, kellel mingil põhjusel ei ole võimalik lõpuni jääda, saavad järele vaadata, kuulata, saadame lingi. Näen, et täiesti nüüd läheneb, võib-olla mõni lahkub järgmisele koosolekule. Et siis kindlasti teeme selle info kättesaadavaks ja nende samade kontaktide kaudu, kes on siis keskkonna spetsialistid ja omavalitsusliidud, kindlasti see info liigub, et maakondlikud fookusgrupid, seminarid, millal toimuvad, küsimustik saadetakse kõikidele omavalitsuste esindajatele ja see saab olema Wordi dokument, põhimõtteliselt töödokument, kuhu sisse saab teha oma märkmeid ja mida saab kasutada läbi perioodi ja me palume siis seda vahepeal tagasi või siis nagu näha, et seal fookusgruppide ajal saab seda ka täiendada, aga et natuke seda staatust hinnata, et siis me kindlasti teeme seda teiega koostöös, aga et see ei ole siis veebiankeet küsimustik, mida tuleb täita, vaid ta on siis natukene sellise küsimustiku ja andmekontrolli, nagu Kristjan just ütles, et kui teie kohta andmed kõik kehtivad, siis on kõik hästi, kui tahate muuta, siis märkige ära. Et siis selle poole pealt on ta siis osaliselt andmekontroll ja osaliselt selline tööleht või nagu mõtiskeluleht, kus saab siis ka kirjutada üles ja arutada enda jaoks, et mis võiks veel olla huvipakku, mis võiks olla prioriteet, et eriti selles äripooles, et jäätmemajanduses on võib-olla rohkem reegleid, aga on palju tegevusi, kus on võimalik siis ise seada endale võib-olla see huvinivoo või mõni prioriteet, millega tahta tegeleda. Nii, näen, et on siin ka küsimusi ja kommentaare chatis, ma kasutan kiirelt ka võimaluse ära, et Ida-Virumaa on kohtumise üleskutse COVID-ile välja saatnud, õige, see info oli siin ja Harjumaa kohta kommentaar. Väga hea. Väga hea, siis selle Harjumaa osas võtame teadmiseks ja kindlasti tasub selles osas siis me edasi rääkida. Siin võib olla, et Helsingi Uusimaa piirkonnast saame mingisuguse häid praktika näiteid, mida võiks rakendada nii Harjumaal kui mujal. Meil tasub nagu tähelepanelik olla. Jah, ja täna siis ka koos nende teemadega lisaks räägime ka sellest, kuidas me vaatleme parimaid praktikaid, ehk siis kaardistame ja räägime ka sellest, et meil on ka parimate praktikate osas palju võtta teistelt riikidelt, palju on ka võtta praktikaid, mida vaadelda, mis võib-olla ei olegi alati parimad või sobivad praktikad, need tuleb läbi töödelda enda jaoks ja võib ka juhtuda, et nende kaardistuste ja tegevuste planeerimise või vaatlemise jooksul me saame teada, et Eestis tegelikult on palju rohkem parimaid praktikaid, kui me oleme arvanud. Võib-olla paljud lahendused, mida juba tehakse, on kas vähe kommunikeeritud või hinnatud, et need tegelikult on tavapärased tegevused, aga võib juhtuda, et nad tegelikult on väga hea, parim praktika, mida hoopiski meie peaksime kommunikeerima väljapoole ja teistele riikidele. Sest me oleme ikkagi päris ringsed ja päris säästlikud juba loomult päris kaua, et siin on päris palju teha, et sellest ka täna räägime siis meie järgmise perioodi jooksul. Nii. Kas on veel küsimusi selles hetkes praegu? Võib panna siia chati rahulikult ja võtame siit ja võib ka pöörduda ja kirjutada meile ka eraldi ja otse, kui ei taha siia chati kirjutada. Jätkame siis. Teekaardi alateemad, keskkonnaga seotud teemad siis teekaartides ja annan siit üle ja tagasi ja siis järgmistele kolleegidele. Üks nendest teemadest on siis need kesknoodikud riigihanked ja meie eesmärgiks
on siis siin ka kaardistada, kuidas on kohalikus omavalitsuses siis olukord nende keskkonnahoidlike riigihangete kasutamisega. Ja tänasel päeval on osad tootegrupid nagu kohustuslikud, et peabki kasutama sealhulgas mööbel, puhastustooted ja teenused, koopia ja joonestuspaber, kontori IT-seadmed. Samas muidugi väiksemad koobid ostavad niisuguseid asju nii väikestes mahtudes, et see ei lähe hankesse. Ja seetõttu ei ole tarvis, ei kohaldu tegelikult see seadus igapäevases töös. Ja selles kaaristuses on praegu niisugune süsteem, võite seda kritiseerida ja veel nagu muuta ja parandada, see ei tarvitse paika alla jäänud, aga et nagu see baastase on siis see, et KOV kas siis kasutab neid hankeid, keskkonnahoidlikke kriteeriumeid nendes valdkondades või tegelikult lihtsalt ei ole nendes valdkondades hankeid korraldatudki, et siis see on tegelikult see baastase. Aga eelkõige huvitab see tegelikult edasi jõudnud tase, et mitte kohustuslikes valdkondades ikkagi tehakse keskkonnahoidlikke riigihankeid. Ja siis küsimus 5.2 on tegevuskava, ehk siis kuidas siis KOV kavatseb keskkonnahoidlike riigihangetega edasi minna. Ja muidugi võimalik, et ei ole vaja edasi minna, et me ei pea nagu tegelikult kõikides nendel teemadel mingisuguseid tegevusi nagu ette võtmagi, et tegelikult selle võib ka tühjaks jätta. Võtame järgmise slaidi. Mis see keskkonnahoidlik riigihanke on? See lühendusega KFRH. Et see keskkonnahoidlik riigihange Eesti definitsiooni järgi on mingi niisugune asi, et riigiasutus hangib kaupu, teenuseid ja muid asju. No ütleme tegelikult kaupu ja teenuseid, ehitustöö on ka tegelikult teenus, selliselt, et vähendada selle kauba ja teenuse olelusringi keskkonnamõjusid. Ja meile vaadatakse seda kitsalt, et me nagu võrdleme seda teenust või toodet niisuguse nagu baasteenuse või tootega. Et ehk siis see baas, see standardteenuse toode on siis nagu suurema ökoloogilise jalajäljega. Osades Euroopa Liidu riikides vaadatakse keskkonnahoidlikku riigihanget nagu laiemalt. See võib hõlmata ka näiteks seda, kui tellitakse lihtsalt midagi, mis ongi ise nagu keskkonnasõbralik ilma mingisuguse nagu baastootega võrdlemata. Näiteks kui hangitakse jalgrattaid või päiksepaneele, siis ei ole vaja võrrelda mingisuguse natuke keskkonnavaenulikum analoogiga. Ja siis on ka teistes liikmesriikides niisugune asi nagu metatasandi küsimused, nagu näiteks seesama uuring, mis me siin praegu teeme, on ka tegelikult hankega nagu meil tellitud ja osades liikmesriigis vaadatakse ka seda keskkonnahoidliku hankena, sellepärast et see on uuring, mis tegeleb nagu ringmajanduse ja keskkonnahoidlike hankedes panustamist, aga jällegi siin ei ole seda nii-öelda tavateenuse analoogi kõrvale pakkuda. Aga meil Eestis vaadatakse seda kitsamalt ja võib-olla hea ongi, siis me saame seda ka nagu paremini nagu reglementeerida ja selgelt, mida me siin, millest jutt käib. Nii et tegemist ei ole meil riigihanke eritüübiga, vaid meie praktikas üldiselt tahetakse seda, et see oleks nagu vastavustingimuses, hanke vastavustingimuses nagu märgitud, kuigi teoreetiliselt võib keskkonnahoidlikkus olla kirjas hanke tehnilises kirjelduses. See võib olla näiteks ka
hanke pakkuja meeskonna kvalifikatsioonis, see võib olla kvalifitseerimistingimustes, see võib olla tegelikult hindamiskriteeriumides, aga eelkõige nagu on meil nagu suund see, et vastavustingimustes oleks see vastav niisugune nagu märge. Ja mis selle mõte siis üldse on siis see, et kui riik ja kohalik omavalitsus ja asutused tellivad asju keskkonnahoidlikult, siis see mõjutab üldse nagu seda majandust keskkonnahoidlikumas suunas. No üks asi on see, et avalik sektor moodustab SKP tarbimisest 14–16%, mis on päris oluline osa, aga ta võib nagu kaudselt mõjutada ka siis seda erasektorit. Aga võtame järgmise slaidi. Siin on üks näide siis keskkonnahoidlike riigihangete niisugusest analüüsist, et võtsin täiesti juhuslikult Saku valli nagu ette. Võtsin eelmise aasta Saku valla hanked riigihangete registrist lahti ja seal on võimalik sortida, et need, mis on keskkonnahoidlikud, seal on selline märge juures. Niimoodi, et registri järgi on Saku vald viinud läbi või algatanud 4 keskkonnahoidlikku hanget eelmisel aastal. Ja kusjuures nendes kohustuslikes valdkondades pole neid ühtegi, ilmselt ei ole asjakohane ja küll aga on mittekohustuslikes valdkondades siis need hanked, et on trükiteenused, teedevalgustuse paigaldamine ja kompostikastid mingite keskkonnahoidlike kriteeriumitega hangitud. Nii et nagu see diagnoos on see, et on edasi jõudnud tasemele Saku vallas. Vot, aga siis see praegu minu poolt kõik. Aitäh. Annan edasi Jaanale. Tere hommikust kõigile ka minu poolt. Tutvustan siis paari sõnaga kõigepealt ennast, et olen Jaana Merisaar ja hetkel siis magistriõppe lõppefaasis Tallinna Tehnikaülikoolis ja kuna minu lõputöö on samuti seotud kohalike omavalitsustega ja ringmajanduse edendamisega, siis olen oma nõu ja jõuga abiks ka selles projektis. Ja esialgu siis kõigepealt räägin teile just siis ringmajanduse teadlikkuse tõstmise olulisusest, et kindlasti kõik nõustuvad minuga, et teadlikkuse tõstmine on üks võtmeküsimusi ringmajanduse elluviimisel, sest kindlasti ei saa ringmajandust kui sellist ellu viia jõuga, vaid ikkagi see mõtteviis peab olema seda soodustav ja seda siis igal ühiskonna tasandil, et kõik ikkagi algab ju inimestest endast, igast indiviidist, et nad siiski sooviksid ja tahaksid keskkonnateadlikult tegutseda ja toimetada ja läbi selle, et inimestel see soov ja huvi on, tekib ka nõudlus ettevõtetele, et ettevõtted siis oma tooteid toodaksid samamoodi kestlikult ja ka siis ringmajanduse ärimudeleid praktiseerides. Ja siin on siis ka suur roll just kohalikel omavalitsustel, rääkides siis teadlikkuse tõstmisest, kuna kohalikud omavalitsused saavadki just suhelda kohalike inimestega kõige paremini, viia läbi võib-olla kohalikke kampaaniaid ja infoüritusi ja töötubasid. Võib-olla esialgu, mida kindlasti palju ka praegu tehakse, on just siis jäätmete liigiti kogumise osas, et seda suurendada ja neid paremaid toormaterjale ikkagi kätte saada. Aga samuti ka erinevate koostöövõrgustike ja platvormide loomise kaudu. Ja ma arvan, et ka siis teekaartide loomise protsess on kindlasti üks osa teadlikkuse tõstmisest just kohaliku omavalitsuse tasandil, et kindlasti kõik kohalikud omavalitsused
juba teavad, mis asi on ringmajandus, aga võib-olla nad ei ole hetkel veel nii hästi kursis, et mis on just siis nagu konkreetse omavalitsuse ringmajanduslikud võimalused ja võimekused, et me üritame siin teekaartidega aidata siis teil kaardistada neid kohalikke ressursse, võib-olla just teisest tooret, mida siis äkki hetkel ei ole veel teada, mis kuskil väga üle jääb ja mida saaks keegi teine kasutada. Aga et siis sellest lähtuvalt ehk tekiks mingeid koostöövõimalusi ja et saaks seda infot siis erinevatel tasanditel jagada. Järgmine slaid, palun. Aga ka riigil on kindlasti oluline roll teadlikkuse tõstmisel. Riik on siis koostanud ja on olemas ringmajanduse koduleht. Sellel kodulehel on koondatud kõik oluline info ringmajanduse kohta, mis siis üldse ringmajandus on alustuseks, milliseid põnevaid lahendusi ja ettevõtteid meil siin Eestis leidub ja millega riik tegeleb ja mis seisus ringmajanduse edendamine on. Aga samuti on seal ka siis kalender erinevate üritustega, mida siis tasuks külastada või kuulata, kui vähegi võimalust on ja huvi ringmajanduse vastu on. Siin on mõned näited toimunud konverentsidest, mis on siis just riiklikul tasemel korraldatud. Esimene ringmajanduskonverents toimus aastal 2018. Seda siis korraldas Keskkonnaministeerium. Ja mida aeg edasi, seda enam kaasati siis ka Keskkonnaagentuuri, et järgmised konverentsid toimusid juba siis koostöös ja Ringmajanduse Ekspress, mis on siis viimane toimunud konverents, oli siis juba puhtalt Keskkonnaagentuuri korraldatud. Ja need konverentsid on kõik leitavad internetist, YouTube'ist, et kui panna otsingusse siis konverentsi nimi, siis need videod ilusti leitavad, et ma linke siia ei pannud, sest et osad on niimoodi esinejate kaupa ja ei saa nagu ühtse lingiga panna. Aga kindlasti kellel vähegi huvi, siis kuulake järele. Järgmine slaid. Ja on ka tulemas väga palju huvitavaid üritusi. Siin on siis mitte ainult riiklikud, vaid kõigepealt ma tooksin välja mai lõpus toimuva The World Circular Economy Forumi, mida korraldab siis Soome organisatsioon Sitra. Soomest ma natuke räägin ka parimate praktikate osas, et Soome on siis kindlasti üks selliseid pioneerriike ringmajanduse vallas ja samamoodi ma julgeks öelda, et ka see konverents on selline maailma lipulaev võib-olla ringmajanduse osas, et see toimub iga aasta üldiselt erinevates kohtades üle maailma, et on toimunud nii Jaapanis, Tokyos kui Kanadas, Torinos kui ka Aafrikas. Päris tihti toimub ta siiski ka Soomes ja seekord samamoodi toimub ta Soomes, aga sellel konverentsil on siis võimalik kõikidel osaleda tasuta online'is ja siin on siis ka link registreerumisele, et kui kellegi vähegi huvi on teada saada, mida siis maailma tasemel tehakse ringmajanduses, et siis soovitan registreeruda. Tallinna linn on samuti väga palju ringmajandusega seotud üritusi korraldamas sel aastal. 6. juunil on siis esimene selline tähtsam sündmus, kuhu on oodatud ka kõik kohalikud omavalitsused ja see on siis Tallinna linna OECD projekti ringmajanduslinnades ja regioonides raames valminud lõppraporti tutvustus. Ja ma arvan, et ilmselt kohalikud omavalitsused on saanud juba kutsed sellele üritusele, et see siis toimub Nordic Hotel Foorumis. Ja samuti Targa linna konverents ja rohejuhtimise konverents peaksid siis olema mõlemad Tallinna linna korraldatavad üritused. Ja ka ringmajanduse konverents liiklikul tasemel siis nii-öelda on selle aasta sügisel toimumas Keskkonnaagentuuri poolt seekord natuke teistsuguses võtmes, ehk siis ringmajandavate ettevõtete messi näol, ehk siis selline praktiline koostööd suurendav ja näpuneiteid jagav üritus, mida siis ka kindlasti tasuks päisata. Aga aitäh siis praegu minu poolt. Annan edasi. Tere. Nii tutvustan ennast ka, et olen Niina Tulava, keskkonnatehnoloogia teaduslaborist, olen vanemteadur ja selles projektis aitan siis keskkonnaalaste küsimustega. Ja millest mina täna räägin, ongi esimene asi on jäätmemajanduse edendamine ja sellest tegelikult juba päris põhjalikult rääkis Kristjan alguses ja natuke oma poolt lihtsalt
annan juurde ja näitan, mis on tegelikult meie küsimustikus on võimalik oodata. Nii, usun küll, et ei tasu pikalt rääkida siis, mis see on jäätmemajandus ja mis on need põhitõdesid, mis on seotud sellega. Kuid aga info on olemas enamasti Keskkonnaministeeriumi veebilehtedel ja mis on kõige tähtsam, kui me räägime ringmajandusest, siis on see, et on vaja kuidagi vältida jäätmete tekitamist. Ja kui ei saa seda vältida, siis on vaja teha niimoodi, et need materjalid, mis on jäätmetes tegelikult on vaja proovida kuidagi võtta ringlusse nii palju, kui on võimalik. Et miks see on nii tähtis, kuna nii Euroopa Liidul kui ka Eestis on eesmärgid olemas ja kõige lähedam on see, mis on seotud 2025 aastaga ja siis siin ongi 55% kodumajapidamisest pärinevatest jäätmetest, ütleme niimoodi, ja rohkem me räägime paberist, metallist, plastist, klassist, biojäätmetest, siis on vaja võtta ringlusse ja siis meil on nagu kaugemad eesmärgid ka olemas ja siis tegelikult see protsent ainult suureneb ja suureneb. Ja selleks, et oli võimalik need maksimaalselt siis ringlusse võtta, need jäätmed, siis on vaja ilusti ligiti koguda seda tegekohas. Nii, miks on see nii tähtis, kui me räägime KOV-idest, siis sellepärast, et jäätmehoolduse korraldamine on kohaliku omavalitsuste ülesanne. Ja sellepärast see on nii tähtis ja tegelikult kõik sõltub teist. Nii, kuidas välja näevad meie teekaardid ja ütleme, kõige parem vist alustada ikka küsimustega. Nagu mainis juba Kristjan, enamasti info on olemas ja infoallikas on siis omavalitsuste küsitlus 2021. aasta kohta, mis oli tehtud ja tellitud ja tehtud Rahandusministeeriumi poolt. Ja info on minu omavalitsuse veebilehel, on olemas. Ja siis kasutame siis seda jäätmemajanduse valdkonda info. Ja mis me võtame enam-vähem meie küsimustikus on kattuvad kriteeriumid. Meid huvitavad siis süsteemsuse ja kättesaadavuse kriteeriumid. Ja välja näevad küsimused sarnaselt, et meil on siis küsimus ja valikulised vastused, mis on nagu kas puudulik, kas vastas, edasi jõudnud, eeskujulik ja nii edasi. Ehk siis on päris sarnane sellega, mis oli vist juba teie poolt tehtud. Et nagu ka mainis, kui ma eksi Kristjan, et enam-vähem küsimustikus eeltäidetud teie jaoks on juba. Et teie ülesanne on rohkem kontrollida, kas üldse see vastab tõele või mitte, kas on tõene asi ja kohane ja nii edasi. Et kas on vaja parandada või siin on kõik nagu nii, nagu peakski olema. Et see eeltäitmine seda ei ole veel tehtud, et enne neid külastusi me saame ära täita, aga tänasel hetkel veel mitte. Aga küll aga on näidatud rohelise värviga need info, mis on olemas minu omavalitsuse eel, aga lihtsalt ei jõua nii kiiresti kõikide omavalitsuste andmeid sinna kanda. Ja mis sellel kaardistamisel tehakse, et me proovime kuidagi praeguse olukorda kontrollida ja mis on kõige tähtsam, et kas vastavus baastasemel on olemas või mitte. Ja siin on näidatud need kriteeriumid, mis on valitud meie poolt, et see on siis jäätmekava, jäätmehoolduseeskiri, jäätmevalveregister, koostöö taaskasutusorganisatsiooniga, jäätmete edenemise käitlemise korraldamine, elanikkonna jäätmemajanduse alase teadlikkuse tõstmine, pakendi jäätmete ligiti kogumine, korraldatud jäätmeveedu, jäätmejaamade lahtioleku-aegade paindlikkus, nii jäätmete ligiti vastuvõtt jäätmejaamas ja siis jäätmekorralduse info kodulehel. Eks see on siis enamasti vastasoluga saadud, enamasti. Ehk siis arusaadav, et meie eesmärk, et vähemalt see vastase on olemas. Kui juhtub niimoodi, et kõik on korras, et vastase on juba saavutatud, siis keskenduvad teekaardid
teiste tegevustele või kas järgmisele taseme saavutamisele. Ehk siin on nagu, jah. No ma toon näite, et Tartul on tegelikult, Tartu linnal on saavutatud kõikides küsimustes maksimaalne tase juba niigi. Ja selles suhtes, ja Tartu linn teeb ka ringmajanduse teekaarti siis eesmärk juba praegu ja siis, mis siis jääb üle, et noh, ühesõnaga, kas siis veelgi edendada jäätmemajanduse küsimust või tegelikult keskenduda ikkagi just nimelt ringmajandusele. Eks see on siis jäätmemajanduse endamise küsimuste kohta kõik minu poolt. Aitäh. Vist oli ka see pilt veel. Nii. Siin on nüüd slaide veel. Need slaidid te saate kindlasti ka, siit saab vaadata märksõnu juurde. Järgmine alateema oli roheline kontor. Räägin siis paari sõnaga rohelise kontori sertifikaadist ja selle taotlemisest. Roheline kontor on siis selline mõnus viis, kuidas kohalikud omavalitsused siis ühest küljest saaksid näidata eeskuju ja teisalt siis tõesti praktiliselt enda organisatsiooni siis selle kontori kohaliku keskkonnamõju vähendada. Rohelise kontori sertifikaadi taotlemine on üsna lihtne. Sertifikaati annab välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon. Kogu mu info pärineb nende kodulehelt, et siis sealt saab kindlasti ka juurde lugeda, kellel on huvi. Ja esimese asjana, kellel on huvi, tuleks siis tutvuda siis rohelise kontori käsiraamatuga, kus on siis sätestatud kõik need põhimõtted ja tegevused ja kõik selline oluline informatsioon. Ja teisalt siis tuleks alustada kontrollküsimustiku täitmisega. Et kontrollküsimustik koosneb 26 sellisest checklist tüüpi küsimusest nende erinevate valdkondade kaupa, mida siis tuleks jälgida ja mida siis edaspidi oma kontoris edendada. Ja need valdkonnad on siis keskkonnahoidlike hangete ja ostude korraldamine, energiatõhususe edendamine, loodusressursside vähendamine, jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus, transport ja tervislik töökeskkond. Ja kui see küsimustik on täidetud, siis välisauditi tulemusel EKE väljastab selle tunnistuse. Ja tunnistus on siis asukohapõhine, et tegu ei ole organisatsiooni üles sertifikaadiga, vaid ikkagi selle ühe konkreetse asukoha ehk kontorile antava tunnistusega. Ja see kehtib 3 aastat, mis järel siis see tuleks uuendada. Ehk siis pidevalt tuleb ikkagi jälgida, et need keskkonnaalased tegevused on täidetud ja pidevas parendamises. Ja seda teeb siis organisatsiooni poolt määratud meeskonnajuht või koordinaator, mis on siis organisatsioonisisene. Ja ma leidsin, et juhuslikult homme toimub just üks veebiseminar, tasuta veebiseminar. Roheline kontor on midagi enamat kui keskkonnasõbralik töökoht. Siin on viide sellele, kes soovib seda kuulata, siis palun registreeruge. Järgmine slaid palun. Ja teile siis ka mõned märksõnad, et miks ikkagi tasub rohelise kontori põhimõtteid järgida. Et ühest küljest ei ole ju ainult sertifikaadi pärast, miks seda tuleks teha, vaid siiski see on ka see mõtteviis ja teadlikkus, mis paraneb tänu sellele ja mida saab edasi viia ju ka enda igapäevaellu. Aga jah, et rohelise kontori põhimõtete rakendamine siis, nagu öeldud, vähendab üldkulusid ja motiveerib töötajaid, samuti siis tõstab ettevõtte mainet ja suurendab innovatsiooni. Ja siin on siis ka viide EKE kodulehele, kus leiab täpsemat informatsiooni. Aga lisaks siis rohelisele kontorile loomulikult on nii kohalikel omavalitsustel kui siis ka kõikidel teistel organisatsioonidel võimalik endale taotleda formaalsemaid EMAS või ISO 14001 sertifikaate.
Ja muidugi ma arvan, et võib-olla kohaliku omavalitsuse tasemel see ei ole nii mõistlik, aga kindlasti on see mõistlik ettevõtetele ja seda tasub siis kohalikele omavalitsustele ettevõtetele soovitada. Ja just Emase puhul ma tahaksin välja tuua seda, mida omavalitsused saavad siis ka soovitada, on, et nüüd on viimastel aastatel sellele pandud selline väike kirss tordil juurde, et ettevõtted, kellel on olemas Emas sertifikaat, saavad pankadest siis taodelda innovatsiooni investeerimislaenu ilma lisatagatiseta, ilma lisafinantstagatiseta. Ja tänu sellele on siis ka Emast omavate ettevõtete arv viimastel aastatel päris tugevalt tõusnud, et kui vanasti see oli püsivalt nii 5-6 juures, siis nüüd on juba hopsti 20, et ma arvan, et päris hea selline meede selle juures, aga Emase kohta siis saab rohkem infot Keskkonnaagentuuri kodulehelt ja sealsete spetsialistide käest. Aitäh praegu. Ja annan keskkonnajalajälje teemaks Niinale tagasi. Sul ei ole heli? Sorry ja vabandust, siis ma ei pannud tavaline. Nii, et ma natuke jätkan siis sellega, millest rääkis Iana. Ehk kuna tegelikult see, kui ma ei eksi, tegevusvaldkond, et see oli üks isegi nagu üks tegevusvaldkond. Nii, et see on siis keskkonnajälejälje hindamine KOV-is ja siis asutustest. Et mis see on, millega see on seotud, et reaalselt see on seotud siis Euroopa Liidu Euroopa rohelise kokkuleppega ehk siis Green Dealiga. Ja mis on põhimõte selles või mis on kõige tähtsam selles rohelises kokkuleppes on see, et meil ja Euroopa Liidu muidu ambitsioon, et 2050 me oleme esimene maailmas kliimaneutraalne piirkond. Ja selleks, et seda saavutada, on vaja vähendada, esialgu hinnata ja siis peale seda muidugi leevendada, vähendada kasvuhoonegaaside jäljed ehk siis heidet. Ja selleks, et olla kindel, et te saavutate need eesmärgid, et toimubki see vähendamine, on vaja teada, palju tegelikult heidet on seotud teie organisatsiooniga, piirkonnaga, ettevõttega ja nii edasi. Selleks on võimalik hinnata siis KHG või kas kasvuhoonegaaside jäljed või kas on päris tuntud niisugune nimetus nagu süsiniku jalajälg või kas carbon footprint, usun küll, olete kuulsite sellest. Ja see ei ole niisama ainult selleks, et hinnata, kuid see on ka väga oluline keskkonnajuhtimise vahend. Ja see on siis reaalselt osa sellest EMAS, ISO, rohelise kontoori, rohelise võti, rohelise muuseumi raames hinnatud kliimamõju, energiakasutuse ja sellega seotud protsessi, keskkonna aspekte ja riske. Ehk siis sellega on võimalik esialgu, nagu ma ütlesin, hinnata ja teine asi on võimalik kuidagi leevendada, ohjata seda mõju, mis avaldatakse keskkonnale. Nii, kuidas seda on võimalik teha? Selleks on olemas erinevad standardid ja tööriistad. Kõige levinum, usun küll, on see siis Greenhouse Gas protokolli poolt koostatud standardid, neid on mitu, et on olemas niisugune üldine, kuhu kuuluvad kõige rohkem mõjuala 1 ja mõjuala 2, ütleme niimoodi, ja siis on olemas juba põhjalikum, mis on seotud 3. mõjualaga, mis on natuke keerulisem, aga tavaliselt enam kasutav ongi see klassikaline standard, mis on natuke lihtsalt, ütleme niimoodi. Nii, samuti GHG ehk siis Greenhouse Gas protokolli poolt pakutud tööriist, millega on võimalik arutada, mis on teie organisatsiooni kasvuhoonegaaside jäljed. Praegu kahjuks ei ole kättesaadav, kuna mis oli tehtud, esialgu oli beta-versioon, inimesed jätsid oma tagasisidet selle kohta ja praegu sertifitsioon tegeleb sellega, et natuke parandatakse ja võetakse vastu see, mis oli nagu pakutud või küsitud kasutajate poolt.
Mis meil on olemas? Eelmisel aastal Keskkonnaministeeriumi tellimisel oli koostatud, ütleme, Eesti-poolne arvutusmudel või kas tööriist, mida on võimalik kasutada selleks, et hinnata oma organisatsiooni KHG-jäljed. Ja samuti juhendmaterjal oli ka koostatud. Ja muidu see oli siis, kui ma ei eksi, SEI poolt koostatud, ehk see on siis Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse looming ja põhineb see enamasti see siis sellele KHG protokolli standardile ja tegelikult tööriistale ka. Nii, siin on linkitav see KHG jälje arvutusmudel, et võite kohe nagu minna ja kontrollida, kõik on olemas Keskkonnaministeeriumi leheküljel. Ehk mis on see väga soovitav, sellepärast, et see on niisugune ühtlane viis, kuidas on võimalik arvutada ja pluss päris põhjalikult lisatud andmed ja eriheite tegurid, mis on seotud kohustusliku mõjualadega, ehk siis esimene ja teine, ja sellest absoluutselt piisab COVID-i jaoks. Kui on ettevõtetega tegemist, siis on arusaadav, et võib natuke põhjalikum olla see jälle hindamine, kuid aga see ei ole kohustuslik, see on siis ikka vabatahtlik, see põhjalik hindamine. Nii, reaalselt ka copy-paste praegu sellest Keskkonnaministeeriumi veebilehelt, et mis on olemas, nagu ma ütlesin, arvutusmudel, see on Excel-fail, mis on hästi koostatud, enam-vähem eeltäidetud kõik, mis on võimalik eeltäita, et mudeli sees, selles Excel-faili sees on ka olemas kasutusjuhend, ehk siis on päris lihtsasti on võimalik seda kasutada. Ja samuti on olemas, nagu ma juba mainisin, juhendmaterjal, enam-vähem tõlgitud asjad sellest ingliskeelsest allikatest, arusaadav, et meie poolt standardi me ei paku, et standardid on ikka ingliskeelsed ja kõik need lingid on olemas, et sellega probleemi ei tule. Ja teen siis reklaami natuke promo, ehk nagu ma mainisin juba COVID-i jaoks, ehk siis omavalitsuste jaoks elu on natuke lihtsustatud selles mõttes, et on vaja ainult hinnata mõjuala 1 ja mõjuala 2, mis on otsesed heided ja siis kaudsed heided. Ja selleks, et seda teha, piisab dokumentidest, mis on võimalik saada raamatupidamisest, ehk siis need arved, mis on seotud elektriga, ostetud elektriga, tarbitud elektriga, soojusega ja jahutussüsteemiga, kui on sisekliima sees. Kui te olete sellest huvitatud, siis põhjalikud dokumendid on siin paremal pool, nad on linkitavad, ehk siis te võite neid vaadata ja enamasti, nagu ma ütlesin, kasutatakse see esimene standard, mis on see Corporate Accounting and Reporting standard ja selle järgi kohustuslikult ongi need mõjuala 1 ja mõjuala 2, mis on päris lihtne hinnata ja siis teil on olemas mingi baastase, millega te saate siis edaspidi võrrelda, kas teil on mingi parandused, mis on seotud selle keskkonnajälje hindamisega ja siis selle jalajäljega. Ehk siis te leiate need protsessid, mis põhjustavad kõige rohkem ja siis suudate kuidagi parandada situatsiooni. Ja meie küsimustikus tulebki küsimus, kas omavalitsus rakendab keskkonnajälje hindamist või mitte. Jah, see on siis kõik minu poolt. Jah, ja siit selle teemagrupi lõppu kokkuvõtteks, et osad on need tegevused, mida siis täna tehakse ja siis just nimelt teine pool on see, et mida soovitakse teha, kaasa arvatud siis võimalused näiteks panna töökavadesse või teekaartidesse või tulevikuvaatesse võimalus leida, näiteks me oleme selle ettepanekuga tulemas välja, et leida võimalusi nende arvutuste palju paremaks automatiseerimiseks läbi erinevate IT-töövahendite tulevikus, et ka kõik selline, mida tahta teha või kuidas oma tööd ja ülevaatlikkust lihtsustada, et need kõik ambitsioonid siis tegelikult leiavad ka või peaksid leidma koha teekaartides. Siit annan üle parimate praktikate teemale.
ja see on nüüd üks selline nii selles alateemas ehk siis keskkonnateemades kui ka tegelikult ettevõtluse ja ringmajanduslike ärimudelite vaates relevantne, et kuidas me vaatleme parimaid praktikaid ja kuidas neisse suhtuda. Jaanale. Aitäh. Jah, et kindlasti alati, kui on mõni mõte või plaan algatada ringmajandus või üleüldse mingi uus projekt, siis kindlasti tasub kõigepealt uurida, et mida on juba tehtud, et mida on tehtud võib-olla juba enda vallas, lähivaldades, riigis laiemalt või siis Euroopa tasandil. Et jalgratast ei tasu ju hakata ise leiutama ja alati tasub õppida teiste siis vigadest ja õnnestumistest. Aga samas, nagu Ulrika juba ütles ka, et ega siis need parimad praktikad ei pruugi tegelikult ju olla alati parimad, et kuigi mõne projekti pealkiri on ääretult põnev, me ei tea ju, kas see üldse tegelikult lõpuks õnnestuski või väga paljud on ju alles tegelikult töös ja samas see, mis kuskil ühes kohas väga hästi on toiminud, ei pruugi absoluutselt lendu minna, kui tuua see siis ühele üle näiteks meie mõnda valda. Et seetõttu siis võib-olla siis seda järgmist osa natukene mõelda kui mitte parimaid praktikaid, vaid sellist inspiratsiooni nurka, et lihtsalt, mis on nagu mingeid projekti ideid, mida on tehtud. Ja nagu seda me vist oleme juba öelnud ka, et teekaartide loomise käigus me siis kindlasti tahaks kaardistada siis neid Eestis juba toimivaid häid praktikaid. Et kindlasti tegelikult ju Eestis tehakse juba nii palju toredaid ja hästi toimivaid asju ja lahendusi, millest lihtsalt kõik ei teagi ja neid tasubki ju teistele tutvustada, et siis seeläbi me kõik õpiksime ja koostööd saaksime ka suurendada. Aga nüüd siis, kui kellelgi on siis huvi tutvuda sellega, mida siis täpsemalt Euroopa Liidu tasandil tehakse, siis esimese sammuna tasuks avada siis Euroopa ringmajanduse sidusrühmade platvorm. Siin on ka link sellele platvormile ja siin saab otsida siis nii märksõnade kaudu, riikide kaupa, valdkondade kaupa ja nii edasi, erinevaid strateegiaid, aga ka erinevaid häid praktikaid ja teadmisi ja ka sellist teadustöid on seal natukene nagu lisatud. Ja siin on siis lihtsalt nagu näha, et kui me paneme siis hetkel otsingusse Eesti, et siis sellist riiklikku ega ka kohaliku tasandi teekaarti ega strateegiat hetkel veel siin üleval ei ole. Aga nagu on juba ka mainitud, siis Tartumaal on ju plaanis teha oma ringmajanduse teekaart, et järgmine aasta peaks see valmis saama ja samamoodi ka Tallinna linn plaanib koostada enda arengukava siis selle OEC raporti baasil, et loodetavasti siis juba lähiaastatel saab siia näiteks need lisada, kui just riiklik ei juhtuks enne valmis saama. Aga palun järgmine slaid. Aga ülevaate siis, millised strateegiad, tegevuskavad siis sellel platvormil hetkel üleval on, et kokku lausa 64 erinevat strateegiat. Need on siis nii riiklikud kui ka piirkondlikud ja kohaliku taseme omad. Ja nagu ma varasemalt ka mainisin, siis kindlasti üheks lipulaevaks ringmajanduse vallas saab lugeda Soomet, kellel on siis hetkel üleval lausa 11 erinevat strateegiat või tegevuskava. Ja neil on loodud ka siis riiklik teekaart, millel on siis täielik valitsuse tugi ja selle teekaardi siis lõi organisatsioon Sitra, aitas selle loomisele kaasa ja nemad siis töötavadki Soome parlamendi heaks ja nende esimene teekaart sai valmis aastal 2016 ja aastal 2019 nad siis uuendasid seda. Ja teekaardil on siis 5 valdkondlikku fookust, need on siis toit, mets, tehnilised lahendused, transport, logistika ja koostöö. Teine selline lipulaev võiks olla siis Holland, kus on siis 8 strateegiat, tegevuskava. Neil on riiklik programm loodud aastal 2016, ringmajandav Holland aastaks 2050. Samas tasub siin siis ära märkida, et ega nad ise ka hetkel veel päris täpselt ei ole kindlad, et mis see siis täielikult ringmajandav majandus üldsegi
tähendab ja nad on koostamas uut programmi, kus nad siis sätestavad täpsemalt erinevad mõõdetavad sihtmärgid valdkondade kaupa, et siis ringmajandav Holland oleks siis ka reaalselt mõõdetav ühel hetkel. Ja neil on 5 põhifookust valdkondlikku, mis on biomass ja toit, plast, töötlev tööstus, ehitussektor ja tarbekaubad. Samuti Belgia on üsna eesrindlik, aga neil puudub hetkel veel riiklik strateegia või tegevuskava, aga on siis erinevad piirkondlikud, näiteks Brüsseli linnal on siis olemas. Riiklikke ma siis leidsin seal platvormilt peaaegu umbes 20 tükki, aga lisaks Euroopa Liidu väliselt on siis ka Norral olemas oma riiklik strateegia loodud aastal 2021 ja Norral on üldsegi plaan saada samamoodi siis selliseks pioneerriigiks ringmajanduse vallas ja samas nad kindlasti ka jälgivad Euroopa Liidu tegevuskava, ringmajandustegevuskava ja seavad oma neid eesmärke sellega siis nii-öelda käsikäes. Et see on ikkagi koostöö ja Euroopa ülene. Ja samuti Inglismaal on oma siis Circular Economy Package loodud, aga neil on see rohkem selline ikkagi jäätmetele ja jäätmetekke vähendamisele suunatud. Järgmine slaid, palun. Et edasi ma siis tooksin nüüd mõnedest valdkondadest neid projektide näiteid. See on siis nüüd see inspiratsiooninõrk. Et kindlasti tegelikult ju neid projekte ja igasuguseid algatusi on sadu, et juba sealt platvormilt saab neid leida sadu ja kindlasti ka internetist veel otsides on neid väga palju. Aga lihtsalt, et siis natukene mõtteid liikuma panna, esiteks siis ehitus ja digilahenduste valdkonnast, et ehitus kui siis kindlasti üks suuremaid jäätmete tootjaid, et seda valdkonda reguleerida ja neid vähendada ja taaskasutada ja digilahendused, sest et digilahendused on kindlasti just see üks asi, mille poolest Eesti võiks ju olla eesrindlik ja mis võiks olla meie see suur ringmajanduslik hoob, sest selles me ju oleme head. Soomes on siis töös projekt tooteolelusringi hindamise platvormi näol ettevõtetele, ehk siis, et kui nad oma tooteid siis disainivad, et nad saavad sealt juba siis aimdust, et kui keskkonnasõbralik või mitte see on. Siis Soomes on Circular City ehk siis ringse linna projekt hetkel siis Kera tööstuspiirkonna näol, et siis muuta siis linn nutikaks ja ringseks piirkonnaks ja siin on ehitus on fookuses ja samuti siis luuakse innovatsioonikeskus. Soomest veel siis on Mikkeli omavalitsuses projekt, kus tervishoiukeskuse ja haigla lammutamisel siis kõik jäätmed koguti nutikalt, säästval ja liigiti koguval viisil, ehk siis, et saaks need siis puhtad materjalid digitaalsele platvormi üles panna ja seal neid siis müüa. Sarnane projekt on Oslost, ehitusjäätmete siis andmebaasi loomine ehitusmaterjalide taaskasutamiseks. Ja ka Brüsselis, kus on siis projekt digitaalne platvorm hooned kui ehitusmaterjalide pank. Ja Amsterdamist ringse linna teekaart, kus siis ringseid põhimõtteid rakendatakse uute hoonete ehitusel. Ja mul on siin kõikide nende projektide juures on siis lingid ka juures, et saab lugeda lähemalt, kui mingi asi kõnetab. Palun järgmine slaid. Siis valdkonnast keskkonnasõbralikud hanked. Riigi võib-olla siin sulgudes, et tegelikult ju kõiki hanked võiks ju teha keskkonnasõbralikult. Et Soomes siis näide on, kus on rakendatud ringhankeid toidujäätmete ja toidust ja sellega seotud teenustest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamiseks, kahekordistades taimetoidu osakaalu ning vähendades kütte ja elektri tarbimist. Ja selle eesmärk siis oli kasvuhoonegaaside vähendamine heitkoguste vähendamine 25% ja toiduga vähendamine 12%-lt 6%-le. Ja Hollandi näide on jälle seotud ehitusega, et siis projekt ehituse ringhangetele pakkumismaht oli ligikaudu 100 miljonit eurot aastas
ja siin siis näiteks muuhulgas ka loodi taaskord platvorm, et siis neid teadmisi omavahel ka jagada, et teised saaksid õppida ja samamoodi paremini toimetada. Siis näiteid jäätmete vähendamisest. Jäätmete vähendamine on kindlasti see valdkond, kus neid projekte on kõige rohkem, aga lihtsalt siis 2 näidet, üks Prahast. Prahal on siis projekt Smart Break 2030 ja nad koguvad siis QR-koodide ja sensorite abil reaalajas andmeid jäätmete vähendamiseks. Mul on tunne, et Tallinnas on midagi sarnast tehtud, vähemalt ma nagu mäletan, et on olnud samamoodi prügikaste, tänaval olevaid prügikaste siis nende sensoritega ja ehk siis saab reaalajas jälgida prügikastide täituvust ja transpordi selle jälgi siis seada. Aga neil on siis selles projektis veel 3 alaprojekti, nutikas jäätmekogumine, raadiosagedustuvastus prügikastid ja nutikad päikseenergial töötavad tihendavad prügikastid ehk siis prügikastid, mis siis peaks seda prügi veel kokku suruma omakorda, vähendades siis taaskord transpordivajadust. Ja Soomest näide, kus siis kasutatakse 1/3 olmejäätmetest ringlusse võetud materjalide tootmiseks ja ülejäänud siis läheb energia tootmiseks. Ja kasutavad siis taaskasutuskütust ja eesmärk on neil saada aastaks 2050 täielikult siis ringmajandavaks jäätmevabaks linnaks. Ja mõned näited ka teadlikkuse tõstmisest, et siin on ka näide lihtsalt seminaride korraldamisest, mis on üks võib-olla selliseid lihtsamaid viise, kuidas teadlikkust tõsta lisaks kampaaniatele, aga näiteks Hispaanias on siis näide, kus korraldatakse niinimetatud ringnädalavahetusi, kus siis ettevõtjad saavad kokku tulla, suhelda omavahel ja siis erinevaid ringprojekte koos luua. Ja Inglismaalt näide, kus on siis Circular Economy Ambassadors, mis peaks inglise keeles olema, kus siis London Waste and Recycling Board projekti raames on alustatud ringmajanduse saadikute värbamist erinevatesse ettevõtetesse ja omavalitsustesse, kes siis käivad koha peal ja jagavad siis ringmajanduse eeliseid majandussektorite kaupa ja tõstavad töötajate teadlikkust. Ja viimane on siis nagu seminaride kohta jälle. Aga mis ma veel tahtsin lisada, et homme siis räägitakse ka tööstussümbioosist, et tööstussümbioos on kindlasti üks selliseid väga tugevaid valdkondi, mille raames siis kohalikud omavalitsused siis saavad ka kaasa lüüa ja aidata seda koostööd ja edendada ringmajandust. Aitäh! Mainida ühte väikest asja vahepeal, et lisaks sellele, et me teeme nagu maakondades niisuguseid töötube, me tegelikult tahaksime väga ka külastada mingisuguseid olulisi kuumasid punkte kõikjal Eestis. Näiteks mingisuguseid kohti, mis on kiires arenemises, mis on seotud ringmajandusega, nagu näiteks jäätmejaamad, nagu näiteks tööstuspargid, nagu näiteks võib-olla sadamad, või siis mingisugused uuskasutuskeskused, et kutsuge meid külla või andke meile vihjeid, millised kohti me võiksime külastada ja eesmärk on, et ise targemaks saada, võib-olla selle najal aidata kaasa sellele valdade ja linnade teekaartide tegemisele ja siis, et ühesõnaga ja võib-olla ka heade praktikate jagamisele teistele kohalike omavalitsustele. Nii et ole kenad. Andke meile vihjeid ja kutseid strateegiliste objektide külastamiseks. Just ja parimate praktikate kohta me siis tuleme ka tagasi teie juurde. Arvamusi
ei näe chatis ka ühtegi küsimust, korjan veel kõik kokku. Ütlen seniks, mis nüüd veel siis edasi saab. Homme on teine päev, samuti 1,5 tundi. Alguses natuke tutvustame uuesti projekti, nii on plaanitud, et need, kes täna näiteks ei saanud osaleda, saavad otseallikast homme hommikul veidike uuesti, veidi lühemalt, aga siiski meenutuseks. Ja räägime teisest poolest teekaartide teemadest. Peale seda saadame teile laiali küsimustikud. See on siis hiljemalt järgmise nädala algupoolel. Saate hakata nendega tööd tegema, ka need parimate praktikate vaateid kokku komplekteerima. Valmistumine fookusgruppideks, maakondlikeks töötubadeks, teeme siis kokkuleppeid, millal, kuhu tuleme, millal kohtume. Töötoad on ette nähtud mais ja juunis, ehk siis veel enne jaanipäeva proovime saada ka kohe vahetult pärast, et me siiski oleme ka olemas, kui teie olete olemas, sõltuvalt siis puhkuste ja graafikutest. Loomulikult ei saa eeldada, et kõik jäävad peale pühi kohe samal ajal kättesaadavaks teie poolelt, et siis seetõttu proovime enne jaanipäeva ikka kõik kohad kätte saada. Ja teekaardid leiavad lõpliku koostamise siis juunis-juulis, et sedasama taustal põhjadele, ja augustiks peaks siis kõik valmis saama. Ja need teekaardid on sellised dokumendid, mis valmivad teie visioonis, ja need ei pea antud juhul liikuma läbi kuskilt otsustusprotsessist, et oluline on, et nad on valminud. Need on teie töö, teie piirkonna töö ja nii palju siis ka sellest koostööst, et need ei ole siis ühe valla, ühe ametniku kohustus üksipäini seda kokku kirjutada, vaid see projekt peaks siis toetama kõikidel sellist tuge asja kokkupanekul, et ei ole igaüks selle dokumendiga üksi, vaid pigem saab ülddokumenti siis enda jaoks nagu mugandada ja sinna enda infot sisse tuua. Et sellest kõigest me siis instrueerime lähemalt juba neid, kes selle ümber on sammu kaupa. Nii, veel arvamusi, küsimusi? Kui ei ole, siis täname ja kohtumiseni homme ja või siis juba erinevates muudes meediumites ja fookusgruppides ka töötubades. Jah, Kristjan. Kõik sai tänaseks kaetud, mis oli mõeldud? No